Saatele lükkavad käigu sisse Swedbanki kasko- ja liikluskindlustus. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Tervist, rõõm näha, algamas on Motomelu eelviimane saade ja siis me lähme suvepuhkusele. Aga täna saates vaatame üle, millised olid siis eelmise kuu enim müüdud kasutatud autod. Räägime natukene ka Euroopast auto ostmisest ja loomulikult mahub meie saatesse teisi põnevaid teemasid ka veel, nii et mõnusat vaatamist. Me oleme Motomelu saadet tehes võtnud ikka sihiks selle, et eeskätt harida televaatajaid, näidata midagi uut ja põnevat ja teisalt tahaks ju ka ise natukene targemaks saada ja oma silmaringi avardada. Ja oma lugudega oleme me sattunud päris mitmel korral Tartusse, STEK Estonia juurde, et rääkida autode toonkiledest. Minu isiklikul autol on nüüd juba küljeklaasid, kenasti kuumustõrje kilega kaetud, aga üks väga oluline koht on tegemata. Esiklaas. Ja nüüd me parandame ka selle vea ära. Kui tavaliselt kiletatakse igasuguseid toomkilesid, pannakse autole sisse, siis kaitsekile eesmärk ongi kaitsta tuuleklaasi väljaspoolt kivilöökide eest. Ja seda me siis täna ka teeme. Meil on olemas täitsa tavalisi kaitsekilesid ja nüüd on siis väljas ka Dynatop Cool, mis kaitseb siis ka otseselt päiksesoojuse sissetulekut salongi. Kile on PPF baasil, mis on ise paranev ja see laseb siis kilel taastuda. Kui tekivad kojameheste kriimud ja asjad, et muidugi jah, meie talv ei ole just kõige parem ei kuskil mingis mõttes, aga see kile ikkagi selline paar aastat kestab ikka. See trend ei ole veel Eestisse jõudnud, aga näiteks Ameerika Ühendriikidesse esiklaase kiletatakse ikkagi juba päris regulaarselt. Ja, seal on päris palju ja muidugi oleneb ka automarkidest, et osadel autodel on hästi sirged tuuleklaasid, et seal iga väike kivi, mis tuleb, teeb kohe nagu mõra sisse. Ja sellepärast ka need on need uuemad luksuslikumad siibid ja seal pannakse seda asja ikkagi rohkem peale. Aga see on jällegi, mõni tahab võib-olla klaasi vahetada, eks ta siis vahetab, aga kes ei taha vahetada, see paneb siis kile peale. Nüüd on mul umbes nädalakene see kile esiklaasi peal olnud ja ütlen ausalt, et ainukene asi, mida ma kahetsen, on see, et ma seda varem peale ei lasknud panna. Ta ei moonuta absoluutselt mitte midagi. Kui me räägime aga kuumatõrjest, siis ilma naljata, see ei ole müügijutt. Ma ajan korraks auto tänu kliimale külmaks ja pärast seda ma võtan ta maha, sellepärast, et mul lihtsalt ei ole seda vaja. Ma arvan, et natuke näitab kütuse kulule kaasa, teisalt aga tervisel on see päris hea. Kui keegi ka tahab endale samasugust asja või lausa vajab seda, mida teha? Üks võimalus on minna STEK kodulehekülje peale, täita seal sooviavaldus. See vorm läheb igale poole üle Eesti laiali. Tallinn, Rakvere, Viljandi, Tartu ja ka Pärnus on tegijad kõik olemas. No ei juhtu just väga tihti seda, et me teeme proovisõitu autosalongis sees ja seda me just Ideaalautos teeme ja meie kasutuses on üks üliäge BMW. Ei, kindlasti ei ole see tavaline auto, aga salongis on päris mõnus on proovisõitu teha, et siin on ruumi ja... Miks just see BMW, kus see tuli, see näeb ikka väga edev välja? Me BMW-sid ju toome kogu aeg, et me toome tellimusena neid klientidele ja me seisame ka selle eest, et meil saalis oleks põnevaid autosid, et see on nüüd üks põnev auto, mida siis saalis saab tulla vaadata ja näha ja osta. Kas täna on mõistlikum kasutatud autot osta Eestist või Euroopast?
No Euroopas saab kindlasti rohkem valikut, saadki enda meelepärase auto valida ja hinnad võib-olla ka kohati on soodsamad, et sõltub nagu autodest, et selliseid autosid ju Eestis väga palju ei ole, et selliseid me peame otsimagi Euroopast. Saksamaa on üks põhiriike, kus tuuakse Rootsist palju ja viimasel ajal on ka Soome, nagu kui vanasti olid veel Holland ja Belgia, siis neid riike täna nii palju ei ole, aga ütleme Soome on see, kus tuuakse just peamiselt elektriautosid, kuna seal on ka turul neid rohkem. Kas ainult selle valiku pärast või kui vaadatakse seda, et näiteks läbisõidud on seal palju väiksemad? Või mida üldse kasutatud auto puhul nagu kõige rohkem vaadatakse? No ikkagi seda varustust, et mis varustusega auto on ja kindlasti hinda ja läbisõit eestlastel on eluaeg teemaks olnud see, et kui osades riikides läbisõit nii teema ei ole, siis eestlase jaoks on ikkagi läbisõit väga teema. Tegelikult see Euroopast ise tellimine on võrdlemisi keerukas protsess neid taga ajada, veenduda, et see kuulutus üldse päris on ja et sa petta ei saa, et miks on mõistlik näiteks kas või Ideali kaudu auto tellida? Ise, ma arvan, on väga keeruline. Et ma tean, on inimesi, kes on seda teinud, kellele see meeldib, lennata kohale, vaata auto üle, sõlmida need lepingud, tulla mööda maad sellega ise ära, et osadele see nagu sobib, aga enamusele ikkagi see on väga keeruline ja seal on palju riske tegelikult, mida sa isegi ei oska nagu näha. Ja need, kes ei kannata oodata ja Euroopast otsida, siis alati saab tulla salongi ja valida siit meelepärane välja. No just, et tegelikult meiesugused ja ka Ideal auto ju seisavadki selle eest, et meil oleks saal autosid täis ja meil oleks võimalikult erinevad ja põnevad autod, et kas see sama auto sellepärast sai ka saali toodud, et on inimesi, kes tahavad ikkagi katsuda, proovida, näha, siis need on olemas saalis ja saab ka siit alati võtta. Lihtsalt ongi võib-olla mõne mööndusega, et ei ole lõpuni see, et värvilahendus või lisade pool, aga siis saaks kohe tulla ja võtta. Siis on ainult päeva küsimus võib-olla. Hommikul tuled vaatad, õhtul juba sõidad välja. Eile oli päev, mil Motohobi sai alguse, aga see algus sai 20 aastat tagasi. Sellest 20 aastast 19 aastat oleme me esindanud Eestis CF Motot ja selle 19 aasta jooksul on CF Moto toonud Eestisse ja maailmaturule juba 4 generatsiooni ATV-sid. Sellest 4. generatsioonist ma täna tahangi natuke rääkida. Meile on verivärskelt saabunud ja lõpuks müügile jõudnud CF Moto kõige uuem 4. generatsiooni 400 ja 500 ATV ehk siis uute nimedega C4 ja C5. Siin me ei saa rääkida vaid kosmeetilisest erinevusest, vaid tegelikult täiesti uuest 4. põlvkonnast, mis on saanud nii alates raamist, ratastest, mootorist, istmete ja kõigeni on täiesti 100% uus. Mis seal ATV-l siis nii palju erinevust saab justkui olla, et ikka on 4 ratast, ikkagi on 4 vedu, ikkagi saab reeglina 2 inimest sellega sõita ja punktist A punkti B. CF Moto C4, C5 on saanud kõrgema clearance'i, mis on siis 275 mm. Ta on tänu sellele saanud siis ka pikema töökäiguga amortisaatorid, mis omakorda siis leevendavad vibratsiooni ja leevendavad neid võimalikke löökauke või niisugust ebatasasust, millega sa maastikul kokku puutud. Pöörderaadiust on oluliselt vähendatud, aga on lihtsam keerata, lihtsam pöörata, lihtsam tagurdada, just seesama, see opereerimine on lihtne. Tema visuaalne pool on absoluutselt erinev konkureerivate toodetega võrreldes. Ta on saanud üpris omapärase, kuid väga ägeda disaini. Disainile lisaks on saanud väga innovatiivsed tuled. See ei tähenda mitte ainult see, et tulede kuju on lahe, vaid tegelikult on tegemist Osrami 3. generatsiooni LED tuledega, mille valgusjõud on märkimisväärselt parem, tööiga kauem. Lisaks sellele on tal tagatuledesse monteeritud ka tagurpidikäigutuled. Lisaks on juhtraud pisut kõrgem, see annab sulle lihtsamini manööverdada. Juhtraua nupud on tehtud kompaktsemaks, väiksemaks, paremini haaratavamaks. Lähemal on toodud vintsi juhtimislüliti sinu pöidlale, mis on väga oluline, eriti siis, kui sa lumesahaga töötad. Lisaks juhtrauale on muudetud
ekraani. Ekraan on värviline, hästi loetav, selge, suurte numbritega. Lisaks välisele ja sellele ergonoomikale muudetud loomulikult ka mootor. Mootor on täiesti uus, 39 hobujõuline bensiinimootor, ühesilindriline. Kasutusel ei ole enam CVT variaator, vaid on OmniDrive. See OmniDrive võimaldab kasutusele võtta rohkem mootori ressurssi, ehk siis mootori võimsust saab kiiremini rakendada ratastesse. Kui eelmise generatsiooni 500 oli seal suurusjärgus 35-6 hobujõudu, siis nüüd on 39 hobujõudu ja sellise sõiduki puhul on see päris märkimisväärne samm edasi. Mis mootorit veel puudutab, on müra. Mürataset on vähendatud sellega, et sõiduk on saanud siis omakorda veel suurema müraisolatsiooni. Ehk siis, kui te panete selle käima, ta vaikselt tiksub, aga liigset müra ei paku. Uute C4 ja C5 mudelitega saate tutvuda juba esinduskauplustes üle Eesti. Esinduskaupluste nimekiri on olemas cfmoto.ee lehel. Tutvuge lehega, tutvuge masinatega ja head sõitu! Sõida Swedbanki netipanka, sest meilt saad tavalisest laiema kaitsega kasko ja hea hinnaga liikluskindlustuse. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Autoportaali saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi. Idealautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Oleme jõudnud Mobile autokeskusesse autoportaali statistikaga ja seekord võtame kokku mai müüginumbrid. Tuba tundub suhteliselt tühi ja müügimehed seevastu üsna rõõmsameelsed. Vaatame aga otsa numbritele. Uute autode müügistatistikas domineeris tugevalt Toyota. Mirai'd seal statistikas ei ole, sest seda on mõnevõrra Eestis keeruline tankida. Järgnes Škoda 300 müüdud autoga. Toyota suurendas veelgi turuliidri positsiooni. Top 5 enim müüdud automarki mais on Toyota, Škoda, Volkswagen, Renault ja Dacia. Kasutatud autode turul oli mais tugev kuu. Omanikku vahetas 8071 sõiduautot, mis on tänavu esimene kuu, kus turg ületas 8000 auto müügipiiri. Kõige rohkem vahetasid omanikku BMW 3. seeria ja BMW 5. seeria. Neid kahte mudelit müüdi kokku 702 ühikut. Hoolimata sellest, et siin Mobile autokeskuses on autode vahel üsna mõnusalt juba ruumi, on siin valikut igale rahakotile. Näiteks värviga auto. Uue auto saad endale umbes 100 euro eest kuus. Ilmselt selle 100 eurose Hyundai puhul võib arvestada ka seda, et ega tema hoolduskulut teab, mis nii suured ei ole. Küll aga, kui sulle pangast helistatakse ja öeldakse, et konto hakkab täis saama, lähme vaatame hoopis midagi kallimat. Palun 52 000 eest on võimalik sul saada Audi Q7, mille puhul ilmselt hoolduskulud jäävad samma kategooriasse nagu see auto hindki. Kui tahad natukene soodsamat, siis võid võtta SQ5, mis on muuseas ka märkimisväärselt nobedam 260 kilovatise mootoriga. Luksusklassi autol ei sõideta eesistmel ja ronisin siia Q7 taha, kus ütleme niimoodi, et hoolimata auto suurtest gabariitidest ei ole just ruumiga priisata. Ja see plastmassist põlvetugi siin, ütleme nii, et eeldaks midagi enamat, kui pangale iga kuu maksad üle 500 euro. Ainult 20 000 eurot soodsamalt on sul võimalik saada 5-liitrise mootoriga Mercedes S-klass, mis on tõsi 7 aastat vanem, aga see-eest ka märkimisväärselt taskukohasem. Siit kilomeetri pikkusest uksest sisse tulles võiks öelda, et presidendil ilmselt nii head töökeskkonda ei ole. Minu siin telekas, topsi hoidjad, 2 telekapulti. Ei teeks mul šampuse külmik ka siin. Külmikut kahjuks ei ole.
aga noh, ütleme niimoodi, et omal ajal oleks siin elanud vähemalt terve perekond, sest ruumi on siin omajagu. Selleks korraks tõmbame autoportaali statistikale meie saates joone alla. Sellegi poolest tasub külastada autoportaali ja jälgida, mis autoturul toimub igal jooksval kuul. Järgmine kuu etteruttavalt on tulemas nii statistikasse kui ka meie saatesse täiesti uus rida. Tõenäoliselt nii kaua, kui on maa peal inimesed eksisteerinud, on nad üritanud üksteist moel või teisel üle lasta petta natukene omakasupüüdlikult käituda. Ega tegelikult ju ei pääse ka kindlustused sellest. Niimoodi kahjuks on, et kindlustuse sektor ei ole samamoodi pettustest vaba. Esineb neid siin täpselt samamoodi nagu igal pool mujal. Küsimus võib-olla on sageduses ja nii-öelda mastaabis, aga jah, puhtad me sellest ei ole. Kindlustus, kelmusi või pettusi neid leiab peaaegu kõikides tootekategoorides, ütleme niimoodi. Kõige rohkem on ikkagi liikluskindlustuse või sõidukikindlustustega seotud ja kodukindlustusega seotud. Kogemus on üks väga suur abimees loomulikult, et kahjukäsitlejad on meil väga kogenud, töötlevad siis iga kahjujuhtumi puhul eelinfot alustuseks, et saada aru, et kas see, mis on kirjeldatud, see, mis on visuaalselt olemas ja kahjude proportsionaalsus, et kas kõik läheb omavahel ilusti kokku. Kui on mingisugused kõhklused, kahtlused, siis on alati ka täiendavate ekspertiiside tellimise võimalus. Siin võib minna kuni modelleerimisteni välja laias laastus. Mis siis tegelikult nagu saama hakkab, et kui inimene üritab teid teadlikult ninapidi vedada, ta jääb oma tegevusega vahele, mis siis nagu saama hakkab? Võimalusi on erinevaid, et hästi palju oleneb sellest sisust. Kui tõepoolest on miski, mis täiesti sinna komplekti ei sobi, siis pärast vestlusi on täiesti reaalne jätkata ka selliselt, et see üleliigne tükk võtame sealt ära ja menetleme selle kahju vastavalt sellele, nii nagu ta on toimunud. Kahjuavalduse saab klient võtta ka tagasi, olenemata sellest, mis kahjukäsitluse käigus tegelikult toimub, et saab esitada, saab samamoodi ka tühistada selle avalduse, aga ikkagi suuremate ja komplekssemate teemade puhul, kus seda vajadust nähakse, tegelikult saab ka edastada kogu info vastava siis asutuse poole ja kriminaalmenetluse avalduse ka esitada. See on, ütleme niimoodi, see kõige viimane piir, mida võib-olla liiga tihti või mille sagedus on siis gramm madalam, aga ei ole olematu. Nii et targem on siiski ausalt elada, jõuab rahulikumalt magada ja kaugemale purjetada. Täpselt nii, et kindlustuse eesmärk ei ole kellelegi väljamakseid tegemata jätta. Hüvitame vastavalt sellele, mis on kahju olnud ja lähme sõbralikult edasi. Kui elektriautot tulid turule, siis esimene probleem oli selles, et laadijaid oli vähe. Nüüd on laadijaid juba päris palju, aga nüüd kipub tulema uus probleem, et ruumi ei ole. Ruumi leidmine on alati suur väljakutse. Tõesti, ruumi leidmine tanklasse on keeruline. Iga uus teenus, toode, mis tuleb, peab leidma vanade kõrval ruumi. Alexela selgelt oma tanklatesse, kui me laadijad kusagile paigaldame, siis me vaatame, et oleks samad mugavused tagatud nagu täna bensiini või diisli tankimisel. Ehk siis siin samas minu selja taga Keila tankla hea näide, kuidas algusest peale juba projekteerimise käigus me valisime laadi asukoha selliselt, et sa saaksid autoga läbi sõita. Ehk siis täna ka oleme tulnud siia uue Subaru Uncharted mudeliga, haagis on taga ja tegelikult väga mugav. Sõidad sisse, paned auto laadima ja sõidad kohe samal teel välja ka. Jändamist on palju ja oleme ausad, tegelikult me keegi ei viitsi sellega tegeleda, et võtta haagis ära. Kui sa tuled korraks, võtad kohvi või purksi, tahad kohe edasi sõita, peatus võib-olla kestab 15 minutit, sa ei hakka tegelikult haagist ära võtma. Ja tänaseks on Alexelal üle Eesti juba 12 tanklas selline võimekus. Iga uus tankla, mis me teeme, tuleb kindlasti selle võimekusega.
ja lähiajal siin vastu suve avame veel 2 tanklas selle. Üks asi on sõiduautod haagistega, aga tegelikult me näeme ju täna, et kullerid kaubikutega, esimesed raskeveokid on täna täis elektrilised. Sellise lahendusega saavad ka kõik suuremad sõidukid mugavalt ennast laadida. Sellest, kus on need laadimissaared ja kuhu te neid paigaldate, ilmselt alexela.ee on kõige kiirem ja parem informatsiooni kogumise koht. Täpselt, alexela.ee, Alexela äpp ja tahan veel kinnitada, et selliseid läbisõidusaarega tanklaid meil järjest tuleb juurde, et see on meil täna väga tugevas fookuses, et tanklas oleks mugav laadida. Ja lisaks on mul veel üks hea uudis, nüüd on ka Alexela avaliku võrgustikku lisandunud Marina Auto Jõhvi ja Narva esindused ning nende laadijad on kõikidele inimestele vabalt kättesaadavad. Saad Alexela äpist või maksekaardiga alustada laadimist ja paned auto laadima ja samal ajal lähed vaatad uut, näiteks Subaru Uncharted või Solterra mudelit. Pole paha. Hea motomelu vaataja, juba täna saavad siin Karksi-Nuias alguse 2 maailmameistrivõistlused. Maailma parimad külgvankrite ja quadracerite sõitjad on kohal. Rada on maailmameistrivõistluste jaoks ette valmistatud, hooned olemas, vesi veetud, aga kas see on lihtsalt 2-päevane motokross? Panustatud on siia ikka väga kõvasti. Tööjõudu 5000 tundi. Arvan rasketehnikat 2000 tundi, rajatud majad, veed, elektrid, kõik asja on ehitatud, tussiruumid, WC-d, et ma arvan, et täiesti maailma tipptase on olemas, et ja Tim ja teised tegelased, võistlejad, kõik on väga rahul siiani. Lisaks maailma tasemel motokrossile on korralik meelelahutusprogramm. Täna õhtul traffic, pätikiisud, korralikud söögid, joogid, kõik on olemas. Kui täna sõidetakse vabatreeningud ja kvalifikatsioonid ning õhtul on Gerti mainitud meelelahutusprogramm, siis homme selgub juba Karksi-Nuia MM-etapi võitja. Ja kindlasti tasub omadele tulla pöialt hoidma, sest Eesti korvipaare on kirjas 6 ja quadisõitjaid lausa 8, ning nende hulgas ka hetkel maailmameistrivõistluste arvestuses 2 kohta hoidev Kevin Saar. Sel hooajal on 5 MM-etappi juba selja taga. Lõpuks ometi oleme Eestis Karksi-Nuias. Natukene pehmem rada. Seni on olnud meil kõik kõvemad rajad ja ma usun, et pehmematel radadel meil eestlastel on natukene ka eelist. Ootan suure põnevusega, et võistelda kodupubliku ees. Sõbrad, fännid, perekond, tuttavad, kõik on siin. Hetkel hoian MM-i arvestuses 2 kohta, aga loodetavasti õnnestub siin teha head sõitu, punktijavahet vähendada ja ootan teid kõiki vaatama. Igal juhul tasub Karksi-Nuiasse kohale tulla, sest kui parimad sõitjad lähevad pühapäeval koju karikatega, siis kõigi piletiostjate vahel loosime välja selle Estcom House'i poolt välja pandud väikese sauna ning lisaks korraldab Freetime motokeskus loosi, kus ainult 10-eurose pileti eest on sul võimalik võita endale tutikas Husqvarna Swartpilet. Tule Karksi-Nuiasse, sest siin toimub tõeline motomelu. Saade selleks korraks läbi, suur aitäh, et vaatasite ja endiselt soovitan hoida silma peal ka meie sotsiaalmeediakanalitel. Endiselt on võimalik võita ka Tallinn Motor Weekendi pileteid ja mis on muud ikka, kui kohtume juba järgmisel laupäeval ikka kell 11.30 Kanal 2.